hommikust, head volikogu liikmed, alustame volikogu istungiga. Ja palun esmalt teha ära kohaloleku kontroll. Kohal on 16 volikogu liiget, puudub 1, Eret Annus on teavitanud tänasest puudumisest. Tänase päevakorra te olete saanud tutvumiseks. Kas kellelgi on päevakorra osas küsimusi ja ettepanekuid? Indrek Lustan, palun. Minul on küsimus volikogu esimehele istungi rakendamise kohta. Nimelt on mul kahtlemata rõõm näha Meri Einmani üle tüki aja. Aga seadus näeb ette, et kui üks volikogu liige on 3 järjestikusel volikogu istungil puudunud, siis tema volitused peaksid olema peatatud. Kuidas me siis saame volikogu istungit rakendada, kui meil on volikogu istungile kohale tulnud inimene, kelle volitused ei peaks olema aktuaalsed, vaid peaksid olema peatatud. Ma usun, et teie arvepidamine peab paika, et 3 on kindel teie arvepidamise järgi puudumiste arv järjestikku. Ma olen vaadanud detsembri protokolli, jaanuari protokolli ja veebruari protokolli. Kas kantselei saab seda midagi kinnitada? Jaa, et vallavalimiskomisjon peatas volikogu liikme volitused ja taastas need volitused vahepeal, kuna volikogu liige esitas avalduse oma volituste taastamiseks. Nii et selles osas on kõik korrektne ja vallavalimiskomisjon need otsused teinud. Nad nähtavad ka PD-s. Ja Meri Einmani volitused tänaseks on taastatud tema avalduse alusel. Kas on kellelgi veel päevakorras? Siisar, palun. Päevakorras küsimust ei ole, aga paluksin ka volikogu esimehelt selgitust olukorrale. Nimelt, ma usun, et kõik siin saalis on kursis sellega, et peale viimast volikogu istungit kadusid ära volikogu otseülekanded YouTube'ist. Ja äkki saaks selgitada seda olukorda, et kuidas selline asi juhtus, kelle otsusel eemaldati ja mis nüüd siis edasi saab, et kas tänane volikogu otseülekanne toimib, salvestatakse, jääb kuidagi alles, saavad inimesed seda järgi vaadata või mis nagu siis toimub? Ma lühidalt kommenteerin ja pärast saab siis ka kantseli sõna. Tänane ülekanne kindlasti toimub. Kõik olemasolevad ülekanded on alles, aga miks ainult praegu 1 kuud näha on, kohe siis Tarko Tuisk teile kohe selgitab. Jah, et kantselei poolde pöörduti küsimusega, et kui volikogu liige ei soovi, et teda kajastav salvestis oleks avalikult tähtajatult kättesaadav, siis see olukord on seadusega kooskõlas või ei ole. Kantselei pöördus selle küsimusega, kuna tegemist on võimaliku isikuandmete kaitseriivega ja siis pöördusime andmekaitse inspektsiooni poole päringuga ja saime ja otsustasime, et see riive nii kaua seda riivet ei toimuks, kuna on avaldatud meile, et ei soovita, et see info oleks avalikult kättesaadav. Siis midagi ära kustutatud ei ole, lihtsalt võtsime avalikult YouTube'i kanalilt salvestised senikauaks maha, kuni on selgus. Ja me saime vastuse üleeile andmekaitse inspektsiooni juristilt, kes siis selgitas seda, et küsimus ei ole selles, kas tegemist on avaliku teabega ja avalikes huvides kogutud teabega ja kas seda teavet peab säilitama ja kas see teave on kättesaadav teile, kui te teabenõude tähenduses pöörduta, näiteks, et palume väljastada meile selle volikogu salvestus ja me selle teabe soovijale väljastama. Teine küsimus, mis eristati, oli see, kas YouTube'is tähtajatud
on õigustatud nende salvestiste hoidmine. Vastas Andmekaitse Inspektsioon, et selle kohta peab tegelikult volikogu, et see ei ole õigustatud, et tähtajatult on salvestised üleval, kuna tegemist on ikkagi isikuandmetega nende salvestiste juures. Et me võin ka selle vastuse edasi saata ja see vastus on avalikult kättesaadav, aga jutu mõte on see, et volikogu peab oma töö korras käsitlema ja otsustama, kuidas me nende salvestistega käitume. Et kus ja kui kaua me need üleval hoiame. Et istungit avalikkuses ei ole küsimust ja see, kas need tänast ülekanded, kas volikogu liikmetel on kohustus taluda seda, et volikogu istungist tehakse ülekanne ja see on avalikult kättesaadav, sellel on vastus jah, et selles ei olnud küsimust. Pigem oli küsimus, kas avalikkus tähendab ka seda, et salvestisi võib avaldada tähtajatult. Et siis ma võib-olla loen ette selle lõppu, aga see kiri pikemas mahus on kättesaadav ja selle võime ka edastada siis sellele teabepärijale. Aga vastus on siis see, et salvestised sisaldavad isikuandmeid, mistõttu tuleb ikkagi järgida isikuandmete töötlemise põhimõtteid, sealhulgas määrata säilitamise tähtaeg ning kirjeldada isikuandmete töötlemise protsessi. Riigikohus on varasemalt märkinud, et otsustus volikogu istungit salvestada on kohaliku elu küsimuse lahendamine põhiseaduse 154 mõistes. Kohalikul omavalitsusel on seega õigus ja kohustus kehtestada töökorraldusreeglid, sealhulgas kas ja kuidas volikogu ülekandeid teeb, kus neid avalikustatakse ja kui kaua. Näiteks vallavolikogu töökorras. Salvestistega seotud reeglid peavad olema kättesaadavad ja arusaadavad sõnastatud. Grete Liiv-Kalev, Andmekaitse Inspektsiooni jurist. Et siin ongi nüüd küsimuse koht, et igal juhul tuleb nüüd vallavolikogu, kuna meie ei käsitle seda, kuidas me salvestisi säilitame ja neid avaldame, mitte üheski dokumendis, aga meil on igal juhul kohustus seda teha, et kõigil volikogu liikmetel, sealhulgas volikogu istungist osavõtvatel isikutel, kes ei ole volikogu liikmed, oleks arusaadav, et kus ja kuidas nende nimi, nägu on hiljem kättesaadavad avalikus ruumis. Jah, volikogul on õigus. Kes ikkagi otsustas eemaldada volikogu dokumentatsiooni? Küsimus, seda saab teha ainult volikogu. Ei ole volikogu dokumentatsioon. Volikogu salvestus ei ole volikogu dokumentatsioon. On. YouTube'i keskkonnas ja need on reguleerimata ja seni kaua, et mitte jätkata võimalikku riivet, siis need on ju, see informatsioon on kättesaadav. Avaliku teabe küsimise korras on kõigil isikutel võimalik see teave salvestis saada. Siis me teame, kellele me salvestise anname, kellele me selle edastame ja siin ei ole mingisugust rikkumist. Ja, nüüd sa selles mõttes eksisid, et ma tegin teabenõude ja palusin ligipääsu. Mul ei antud. Ja ei selgitatud ka, miks mul ei antud. Vaid öeldi, et me oleme saatnud küsimuse Andmekaitse Inspektsioonile, aga teabenõuet ei täidetud. Ja sellepärast ma küsingi. Teabenõue tähendab seda, et te soovite, et mingi loodud teave teile esitataks. Teie teabenõue, kui ma ei eksi, oli mitte teabenõue, vaid pigem märgukirjana käsitletav, kuna teie kiri oli see, et palun teha uuesti nähtavaks volikogu salvestised. Mulle kättesaadavaks. Ma küsisin endale kättesaadavaks volikogu neid salvestusi. No, siis sellisel juhul tuleb... Aga sellegi poolest on mul nagu küsimus, et kellel on see voli antud, et volikogu, see on volikogu dokumentatsioon, et lihtsalt otsustatakse, et nüüd sellest päevast, ma ei tea, kelle avalduse alusel see tehtud on, siis seda pole ka registreeritud. Seda pole ma fikseeritud, kelle avalduse alusel. Et dokumendi registris seda ka ei leidu. Selles mõttes, et see ei ole niimoodi, et täna hommiku ärkan ülesse, võtame volikogu salvestused maha YouTube'is. Kindlasti keegi ärganud hommikul selle mõttega, et võib-olla magama ei läinud magama mõttega. Pigem oli tegemist ikkagi sellise küsimusega, et vältida võimalikku riivet ja saada selgus, kuidas andmeid tuleb käsitleda ja avalikustamise eest vastutab kantselei ja niimoodi see paraku on.
Aga hea küll, võib-olla see on natuke eraldi teema, et alustame võib-olla... Ei no, oota, räägime ikkagi nüüd nagu selgeks selle asja, et salvestis kahtlemata on dokument. Selle dokumendi kohta on esitatud teabenõue. Ma teeks veel ikkagi ettepanekud, jätkame praegu, alustame volikogu istungiga, austame neid ülekande jälgijaid ja pärast informatsioonipunkti me saame sel teemal võib-olla jätkata siis. Aga palun siis panna tänane päevakord hääletusele juhul, kui kellegi rohkem taotlusi päevakord osas ei ole. Aitäh, tänane päevakord on kinnitatud. Päevakorrapunkt number 1 on otsuse eelnõu Suure-Sahkari T1, Suure-Sahkari T2, Vanatoa T15 katastriüksuste omandamine. Ettekandjaks on maanõunik Benno Johanson ja kaasettekandjaks juhtivkomisjoni esimees Liis Mäekivi. Palun, Benno Johanson. Aitäh, austatud volikogu, lugupeetud volikogu esimees, külalised. Kiili vallavalitsuse 2020. aasta korraldusega on siis kehtestatud Viitsikülas Vanatoa kinnistu 1 detailplaneering. Selle detailplaneeringu käigus siis moodustati katastriüksused Sahkari T1, Sahkari T2 ja Vanatoa T15. Samuti ülejäänud Nende katastriüksuste omanik on antud momendil Pinereet Kiili OÜ, kes on siis avaldanud soovi need maad vallale tasuta võõrandada. Sahkari T1 katastriüksuse suuruseks on 586 ruutmeetrit. Sahkari suuruseks 4222 ruutmeetrit ja Vanatoa T15 on suur 750 ruutmeetrit. Ja kõigi nende kasutus sihtotstarve on üldkasutatav maa. Vanatoa T15 ja Sahkari T2 peal asuvad mänguväljakud, millele on väljastatud ka kasutusluba. Ja omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Pinereet Kiili OÜ. Aitäh! Aitäh! Liis Mäekivi, palun! Aitäh! Ja majandus- ja arengukomisjonis oli sama punkt tõepoolest laual. Sama informatsioon sai Benno Johansoni poolt antud. Olid mõned täpsustavad küsimused komisjoni liikmetel ümbritsevate maalõikude osas ja konstateerisime fakti, et alati mänguväljakute omandamisega kaasneb ka nende edasise haldamise kohustus omavalitsusel. Aga komisjon oli ühehäälselt otsuse eelnõu poolt. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi selle päevakorrapunkti osas? Tundub, et ei ole. Aitäh veel kord ettekandjatele ja palun päevakorrapunkt 1 hääletusele panna. Poolt hääletas 12 volikogu liiget, erapooletuks jäi 4. Päevakorrapunkt number 2 on määruse eelnõu
Kiili valla munitsipaallastehoius ja lasteaias lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord, teine lugemine. Ettekandjaks haridusnõunik Tagi Torbek, kaasettekandjaks juhtivkomisjoni esimees Marika. Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed ja külalised. Eelnõule Kiili valla munitsipaallastehoius ja lasteaias vanema poolt kaetav osa määr ja tasumise kord eelnõule. Määruse eelnõule on Kiili vallavalitsuse poolt tehtud üks muudatusettepanek. Muudatusettepanek on tehtud paragrahv 5 lõike 2 kohta, kus on täiendatud loetelu, mida arvatakse netosissetuleku hulka. Hetkel olid sealt tegelikult puudu olulised sissetulekuallikad perede jaoks, ehk siis peretoetused, töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension ja puudega vanema toetus. Ja ettepanek on siis need sellesse lõikesse lisada. Ja sellisel juhul oleks see loetelu ammendav. Aitäh, Marika Kross, palun. Ja, lugupeetud volikogu, haridus- ja sotsiaalkomisjon arutas või vaatas muudatusettepanekut märtsikuulise komisjoni istungil ja otsustas 7 poolthäälega toetada esitatud muudatusettepanekut ning toetada määruse eelnõu volikogusse teisele lugemisele. Aitäh! Palun, kellel on küsimused? Tundub, et küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele. Ja paneme siis esmalt hääletusele muudatusettepaneku. Ettepaneku poolt hääletas 14 volikogu liiget, erapooletuks jäi 2. Ja palun nüüd päevakorrapunkt number 2 siis hääletusele panna. Tänan, 11 poolt häält, 5 erapooletut. Päevakorrapunkt number 3, määruse eelnõu, Kiili vallavolikogu määruse number 6, reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu kehtestamine Kiili vallas, muutmine, esimene lugemine, ettekandjaks Tarko Tuisk, kaasettekandjaks juhtivkomisjoni aseesimees Marek Väljari. Palun. Austatud volikogu liikmed, tegemist on siis reklaami paigaldamise reklaamimaksu kehtestamisega Kiili vallas esimese muutmisega. Nagu seletuskirjast nähtub, kehtestati reklaami paigaldamist korraldav ja siis reklaamimaksu küsib 17
ja tänaseks on keskkond muutunud kui ka meie kogemused selles osas muutunud lähtuvalt siis kuidas ja mis probleemidega olen kokku puutunud. Suuresti on eelnõu 14 muudatusettepanekut sellised korraldava iseloomuga, välja arvatud siis valimisreklaami küsimus, mis oli meil reguleerimata jäänud. Ja kuna me puutusime nüüd valimisteelsel ajal kokku sellega, et kuna valimisreklaam tasuta, siis justkui oleks võimalik valimisreklaami ajal aastaringselt tasuta reklaami teha ja siis me otsustasime selle lünga parandada ja sõnastada siis selliselt, et poliitiline reklaam on siis valimisteelsel perioodil, mitte siis aastaringselt tasuta. Niisamuti oleme kokku puutunud sellega, et reklaamikandjaid paigaldatakse siis mitte korrektselt, neid kaetakse kas siis blokkidega, mis avalikus ruumis võivad seda avalikku ruumi kahjustada. Oleme määratlenud selle osa, et reklaamikandjad peavad olema siis maetud ja ei tohi lihtsalt rasvusplokkidega katta kaootiliselt. Ja niisamuti on tuginud digireklaam meie keskkonda, et siis oleme ka täpsustanud seda kohta, et sa ei tohi tiheasustusalal kuvalisel ajal vaada, et siis seda keskkonda häiriks ja valgusreostust tekitaks. Ja kolmas asi, mis on ka oluline, et me muutsime reklaamimaksu tasumise osa, et siis tuleb siis tasuda 30 päeva jooksul, arvates siis selle reklaamitaotluse hetkest, mitte nagu praegu oli siis maksustamisperioodi järgneval 20. päeval, et see muutus ka selliseks, me pidime lihtsalt halduskoormusel, et pidime kontrollima, kas on makstud, ei ole makstud ja see ei ole kuidagi põhjendatud. Ja muus osas on sellest küll ülevaatik, lõpus on välja toodud ka siis tulude osa, kulusid meil selle rakendamisega ei teki, kuna ametnikud ise täidavad seda ülesannet, nii kantselei pool kui see raamatupidamine. Ja tulu on siis ka välja toodud, et 15 000, 18 000 ja 15 000 on siis vastavalt 2023, 2024 ja 2025 reklaamimaksu laekunud, siis 2025 me prognoosime siis 15 000. Et see lühidalt oleks kõik ja muudatusettepanekuid on võimalik kõigil teha, kes arvavad, et midagi võiks täpsustada. Reklaamimaksu me ei ole käsitlenud, tasusuurust me ei ole pidanud vajalikuks muuta, kui volikogu liikmed arvavad, et see võiks olla ühest või teistmoodi, siis neid ettepanekuid osa see konkreetne eelnõu ei käsitle. Tänan. Marek Veljari, palun. 12. märtsi keskkonnaplaneerimiskomisjonis siis antud küsimust arutati. Aimur Liivo tutvustas meile siis seda määruse eelnõud, sisu ja selgitas ka, millest tulenevalt seda reklaamiseadust on vaja muuta. Võrreldi siis ka seda reklaamitasu naaberomavaldadega, saadi aru, et see on tegelikult meil täna madalam, kui on siin Raes või Sakus, aga jõuti ka järgmisele, et see reklaamitasu määramine on siis volikogu otsustada. Ja toimus ka siis arutelu, vastati küsimustele ja komisjon otsustas 8 poolthäälega toetada eelnõud ja suunata volikokku. Tänan. Kas kellelgi on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh ettekandjatele. Ja 27. Tänan veel kord ja palun päevakorrapunkt number 3 hääletusele panna. Kaks poolthäält, 1 vastu, 3 erapooletut.
Ja päevakorrapunkt number 4 on vallavanema informatsioon ja sõna palun Aimar Liivale. Volikogu esimees, volikogu. Lihtsalt kiire info siis. Rimi on saatnud meile eskiisi variandid, milline võiks välja näha nende uus pood, mis võiks tulema efekti kurvi. See kurv, mis on peale seda mitu peatust. Selle taga siis ja Junet on siis tahtmist täis, et seda poodi ikkagi ehitada ja niiviisi on. Siis Kangro liiklussõlmes hakkavad toimuma varsti liigimaanteel Kulekogu tänava otsas ehitustööd, kus aetakse ootussaared ja bussipeatused. Sellepärast pannakse see Kulekogu sissesõit siis umbes 3 nädalaks kinni. Ja kui see hetk tuleb, siis kindlasti me teeme ka kommunikatsiooni, et siis lõige kaudu läheneksid ja Kasteina tänava pidi, et seda vasakpööret lihtsalt keeruline teha. Ehk siis neile, kes Kiilist tulevad linna lähevad, ei muutu midagi, see on avatud, aga Kulekogu tänava otsa. Siis Luige bussipeatuste projekteerimise pakkumiste kuulutus oli väljas ja Kadri ütles täna, et 12 pakkumist on ja tõenäoliselt, ühesõnaga sellega saab varsti edasi minna töösse panna, et siis projekteeritakse ära ja oleme rääkinud ka Luige keskuse arendajaga, et vähemalt ühelt poolt võiksid nemad nagu finantseerida selle rajamist seal. Ja siis Tammetalu tänava valgustuse ehitus on siis esimene ots. Viljandi maantee poolt, mis on puudu, pakkumine on olemas kõik. Pakkumised tehti ja seega tõenäoliselt siis mingil hetkel lähiajal läheb töösse. Hind tuli, kui ma õigesti mäletan, mingi 15 või 16 000 kusagil. Siis elanike on piirivalda 2 kuuga, ehk siis see oli nagu märtsi alguse seis on, uue seisus on. Aprilli alguses on juurde tulnud 11 elanikku meile 2 kuuga siis. Ja lapsi on sündinud seal 4-5, ütleme 6. Ja maksulaekumine on natuke väiksem, kui eelarves on kavandatud, aga muretsemiseks nagu võimalik ei ole, et me oleme üsna kindlal alusel selle teemaga. Kõik. Tänan, palun nüüd küsimusi vallavanemale. Indrek Sinisaar, esimene küsimus, palun. Kui mõtlesin, ma küsin selle kohta, et miks vahepeal, kui siin lumesadu suurem tuisk oli ja need tuisuvaalud seal tekkisid kergliiklusteel, et miks neid ära lükatud, aga kuna paari viimase korraga on ilusti teed puhtaks saadud kergliiklustee osas, et selles mõttes on nagu kiitust väärt. Aga mis ma küsin nüüd siin ka teega seotud küsimus, Paali-Siimu teelõik, et mis seal juhtunud on, et ta sellise sõjaseisukorra olukorras on, et sealt vist saab ainult traktoriga liigelda, et mis on juhtunud ja millal see uuesti sõidukõlbulikuks saab? See on tõepoolest korrast ära. Sellega juhtus selline asi, et kohalik ettevõtja siis, kellel on kinnistus ja Rabaservas Siimu Paali teelt nagu alla keerata, tema siis leppis kokku Ringtee äripargi arendajaga. Sealt tuuakse 1100 koormat, kui ma õigesti peast mäletan, seda turbamaterjali ja viiakse siis sinna tema kinnistule ja Leopard Wise teostas neid vedusid. Vallavalitsus andis selleks ka tolleks hetkeks loa, kui oli tee külmunud, et seda mitte kahjustada.
üles, veod pandi seisma ja sellele vedajale siis anti ülesanne, et see tuleb korda teha. See läks ikkagi käest ära ja nad vedasid sinna selle vallitee äärde, mis lükatakse laiali tee peale ja seotakse ära siis, kui teed aheneb. Varem kahjuks ei ole seal võimalik midagi teha. Paraku vahepeal hakkasid veod uuesti pihta ja seekord oli hoopis uus firma ja nii edasi, et selle me panime ka seisma selle veo, nii et seal on probleem, oleme teadlikud, me tegeleme sellega ja seda teed pidi hetkel liigelda mitte kellelgi me ei soovita. Indrek Koostami küsimus. Jah, et minu küsimused ei ole suunatud vallavanemale, et minu soov oleks nüüd selgeks rääkida need volikogu istungi rakendamised puudutavad küsimused, mis meil volikogu istungi alguses pooleli jäid ja mille kohta siis teie volikogu esimehele lubasite, et seda saab arutada informatsiooni raames. Jaa, aga ma hea meelega ikkagi kuulaks ära veel vallavanemale mõeldud küsimused ja siis vallavanem saab oma etteaste lõpetada. Kaire Roosileht, teil on küsimus vallavanemale? Planeeritud aeg, millal seal Luige keskuse juurde bussipeatus valmis saab? Projekteerimine tõenäoliselt võtab ikkagi mõne kuu. Ei oska seda täpselt aega öelda. Arvata, et läheb aasta jooksul siis. See on omad teemad teatavasti riigimaanteega, seal on tohutu palju kooskõlastusi ja auditeid ja muid asju. Me nägime ka siin selle Vaela laste ristmikuga, nii et see selline riigimaantee, eriti nii olulise maantee äärde millegi tegemine ei ole selline lihtne ja kerge tegevus. Igatahes see protsess on alustatud ja võib olla optimistlik, et need peatused tulevad. Indrek Sinisaare teine küsimus, palun. Ja, aitäh. Et siin istungi alguses ka ma tahaks nagu saada aru, et millises õigusruumis Kiili vald siis tegelikult toimetab, et kui ma saadan teabenõude, et tähtajaks ma vastust ei saa, seda ei täideta ja lisaks mingi arusaamatutel, ma ei tea, mis reeglid või millest lähtuvalt oli see algul üldse pandud salajaseks, kuigi selle küsimuse iseloom oli väga avalik, et kas Kiili vallal on mingisugused põhimõtted või seaduse tõlgendused või kuidas neid asju üldse selles mõttes, et kes otsustab, et nüüd see nagu tegelikult on siis avalik või ei ole avalik ja tähtaegades kinnipidamine loomub? Seda kindlasti vallavanem ei otsusta, et mis on avalik või mis ei ole avalik, et see tuleneb seadustest. Ja kantselei järgib seda ja paneb siis vastavad märkad külge või ei pane neid sinna külge. Kantselei hindab ka seda, et kas tegu on teabenõudega või selgitustaatlusega või märgukirjaga või lihtsalt kirjaga ja vastavalt on ka vastavalt see tähtaeg, et ei sekku see protsess. Kas on kellelgi veel küsimusi vallavanemale? Ei ole. Aga aitäh vallavanemale ja tuleme nüüd tagasi siis Indrek Koostami küsimuse juurde. Palun Indrek, korra veel sõnastage oma küsimus. Jah, et küsimused on kaks. Et esimene puudutab siis seda lugu, mis on minu arvates ohuks demokraatiale ja kindlasti kujutab endast tagasiminekut volikogu töö avalikustamisel. Ja siinkohal ma tahakski kõigepealt viidata siis Kiili valla põhimäärusele, mille järgi volikogu esimees korraldab volikogu tööd ja sellega seotud asjaajamist.
Nüüd, nagu me kõik teame, on salvestis avalik teave ja kui volikogu liige esitas teabenõude nende salvestiste saamiseks, siis mis põhjusel ikkagi need salvestused ei ole temale kättesaadavaks tehtud ja kas need tehakse talle kättesaadavaks? Te peate nüüd seda Indrek Sinisaare poolt esitatud küsimust. Kantsleri oskab seda paremini kommenteerida, et kus maani see jäi? Jah, kantsleri kommenteerib veel kord seda, et vaatasin ka läbi veel kord lugupeetud volikogu liikme poolt esitatud teabenõude. Teabenõue ei olnud püsitatud niimoodi, et kui pealkiri oli teabenõue, aga ikkagi oli teabenõue või see, ütleme siis pealkiri teabenõue, aga see taotlus, mida volikogu liige esitas, oli ikkagi olukorra taastamiseks ja nende salvestiste kättesaadavaks tegemiseks ja niimoodi kantsleri seda tõlgendas. Ja niisamuti on ka austatud volikogu liikme täpsustav kiri teabenõudele reedel 14. märtsil saadetud kell 9.17, kus on meil eelviimane lause, et palun viivitamatult taastada eelnev olukord. On nimetatud taotlus. Tegemist ei ole nagu selles teabenõudega, nagu ma vaid avaliku teabe seadus tähenduses, vaid märgukirjaga, millele ma ka alguses viitasin. Et kui nüüd oleme saanud täiendavad selgitused, mis lähevad kokku vallasekretäri poolt enne antud selgitustega, et see teave on olemas, seda teavet ei ole kuskile kaotatud, ja teave on teabenõudjatele kätte saada. Küsimusel on selles, kas ja kuidas ja millised tingimustel nende salvestiste hoidmine YouTube'i keskkonnas on õiguspärane või mitte. Siis see on täitsa teine küsimus ja nüüd, kui me saime suuliselt volikogu liikmed Indrek Sinisaarelt sisendada, soovib seda avalikku teavet ise saada, mitte me võtame täpsustust arvesse ja saadame, laeme alla need salvestised ja edastame teabenõudjale siis, ja käsitleme seda kui teabenõuet ja esitame homse päeva jooksul volikogu liikmele, me teame, kes on selle teabenõudja ja esitame need salvestised. Ei ole probleem, küsimus oli hoopis milleski muus. Ja see õigusruum, milles me elame, on ikkagi Eesti õigusruum ja käesoleval juhul me käsitlesimegi ikkagi avaliku teabe seadust ja pöördusime ka ise, meie hinnangul oli see ebaproportsionaalne, et kui juhul eksisteerib võimalik riive ja meil on tänasel hetkel käsitlemata nimetatud teema valla oli keskselt, kuidas YouTube keskkonnas, mida meie ei kontrolli, toimub salvestiste säilitamine ja avalikkusele kuvamine, kas see on õiguspärane või mitte, kas volikogu liikme rakendub eraelu puutumatuse kaitse nõuda näitamist avalikus ruumis. Selline küsimust, aga see avalik teave on meil olemas ja selle teabe nõudjale me homme saadame selle teabe. Täpsustan, sest siin kuulnud päris seda, mida ma olen küsinud. Mina küsisin 28. veebruaril saadetud teabenõue, palun teha kättesaadavaks YouTube'i keskkonnas olnud volikogu istungite ülekanded. Just nimelt, kättesaadavaks. Kättesaadavaks, just nimelt, et selle mõttes, et Lühendasimegi seda, et kui maha võtmine toimus, et te soovisite, et seesama informatsioon tehakse samas keskkonnas uuesti kättesaadavaks. Te ei palunud endale saata, te ei täpsustanud ja kui me hiljem oleme täpsustanud seda, siis oma hilisemas kirjas te ju viitate ka ise sellele, et palun viivitamatult taastada eelnev olukord. Te isegi sellest 14. märtsi kirjas ei palu mitte endale saata neid faile, vaid te palute viivitamatult taastada eelnev olukord, mis tähendab siis seda, et need salvestised olid YouTube keskkonnas üleval. Täna saades teie täpsustused, kantselei esitab teile soovitud teabe. Võtame seda suulist täpsustust selle teiepoolse pöördumise täiendusena ja saadame teile need volikogu istungite salvestused. Täidame teabe nüüd siis see teine teema, mida me volikogu istungi rakendamisel lahkasime ja see on siis volituste taastamise küsimus. Ma paluks, et kas nüüd oleks võimalik seal infotehnoloogiaga tegeleval ametiisikul korraks volituste taastamise otsus tõsta ekraanile.
võib-olla võtab mõnevõrra aega, see on 26. veebruari 25. aasta otsus number 19, mille on siis teinud Kiili valla valimiskomisjon. Senikaua veel siis Marek Väljäreli küsimuseks. Mul tegelikult oli nüüd Indreku küsimusest lähtuvalt selle salvestiste kättesaadavuse kohta, et ma saan aru, et need on küll avalik informatsioon, aga sellegipoolest, et kellele kuulub autoriõigus ja kuidas neid salvestisi tohib nagu nii-öelda edasi jagada, interpreteerida ja nii edasi. No sellele küsimusele, ega me suhtleme nüüd Andmekaitse Inspektsiooniga edasi, aga nii nagu ma viitasin kogu sellele, et avalikes huvides avaliku raha eest tehtud salvestised, need õigused kuuluvad meile kui sellele volikogu liikmetel, kui nad kandideerivad volikogusse, nad teavad, et volikogu istungid on avalikud, nad peavad arvestama selle avalikkuse, selleks, et need istungid on avalikud, volikogu liikme mõistes on avaliku elu tegelased kohalikus elus. Seega nad peavad arvestama sellega, aga istungis võtavad osa ka teised inimesed, ei ole volikogu liikmed. Me räägime volikogu liikmest praegu ju. Me räägime volikogu liikmest, aga veel kord, Andmekaitse Inspektsioon vastas meile, et see on avalik, on üks asi, et me ülekannet teeme. Ja see, et nad tähtajatult hiljem, ilma reguleerimata on üleval, sest volikogu liikme mandaat ka lõpeb mingil hetkel. Volikogu liige võib volikogust lahkuda, et kas siis säilib või kas siis kehtib tema suhtes see kaitse või ei. Ja Andmekaitse Inspektsioon ütles, me peame seda otsustama, igal juhul me peame käsitlema ja meie põhimäärus on see koht, kus me peame ära reguleerima selle valdkonna. Täna on see reguleerimata. Siis ikkagi see autoriõigus vallale, jah. Nii oleme aru saanud, jah. Valijatele kuulub see õigus. Mis otsuse number oli? 19. Ja paneks paika, kuna tohib kaua üleval on, kes kasutab salvestust. Jah, et äkki saab ka natukene suuremaks. Näete, siin on nüüd esitatud Kiili valla valimiskomisjoni otsus, mis peaks olema Meri Einmani volituste taastamise kohta. Tehtud on ta allkirjastatud valimiskomisjoni esitaja Tarko Tuisk poolt. Ta oli teinud seda päeval siis kell 14:10 ja selles otsuses on tuginetud siis Paul Puustusmaa 1. veebruari 2023. aasta avaldusele. No, Paul Puustusmaa kinnitab mulle, istudes minu kõrval, et tema ei ole 1. veebruari 2023 esitanud avaldust selleks, et Meri Einmani volitusi taastada. Mul on siinkohal küsimus, et kas valimiskomisjoni esimees oli seda otsust tehes ikka kaine? Ma vastan, et meil on olemas avaldus, tegemist on ilmselge eksitusega, kontrollisin eelnõu üle ja ju siis salvestamisel komisjoni liikmel ilmselge ebatäpsus kõrvaldatakse ja võin kinnitada, et vallasekretär ei tarbi alkoholi vallasekretäri rollis ega ka siis valimiskomisjoni esimehe rollis, et vabal ajal Tarko Tuisu vormis ei tarbi vallasekretär alkoholi. Aitäh hea küsimuse eest. Sellisel kujul nagu vormistatud otsus üldse on seaduslik? Loomulikult me kõrvaldame ebatäpsuse, selge on näha, et selgelt on teada, et Meri Einman esitas oma avalduse selleks, et taastada tema liikme volitused ja me teeme selle sama kuupäevaga, parandame need nimed ära, sest et halb oleks siis, kui seda avaldust ei oleks olemas. Avaldus on olemas ja need nimed viime õigeks. Kui selles osas on kaebusi, et see võib olla mitte õiguspärane, selle ilmselge ebatäpsuse kõrvaldamine on võimalik ju pöörduda Vabariigi valimiskomisjoni poole ja kaevata ja küsida selgitusi selle kohta, kas mitte. Leiame, et me likvideerime selle puuduse, allkirjastame selle komisjoni poolt homme ja tänan tähelepanu juhtimise eest sellele ilmselgele ebatäpsusele. Nii, aga mina tänan kõiki volikogu liikmeid ja sellega volikogu istung lõppenud.